saab mul õnne, kas mul hakkab ebast neid. Palju laesi. Ei, see ei laesi. Mul ei ole okei, fine. Aga oota. Siim! Daamid ja härrad, me oleme jõudnud selle etapi, esimese keskkonnaministrivõistluste etapi finaali, kus väitlevad kõige ägedamad võistkonnad, kes siin turniiril on. Ja selle jaoks, et seda ägedat väitlust hinnata, meil on olemas suurepärane paneel, kelle tutvustamist. Seda hakkab juhtuma veel, kelle tutvustamist ma kohe varsti alustangi. Meil on minu siis paremal käel Karmen Laud, Eesti meister, plaksutame. Tema kõrval Karl-Andres Kaamees, 2 korda Eesti põhikoolide meister, sellepärast, et ta tegi eepilise fiidi ja suutis 3 korda kaotada keskkoolid finaalid. Lauri Leas, kes ei ole mitte midagi võitud, aga 2 korda olnud finaalis. Johanna Hentas, kes on võitnud keskkoolide Eesti meistrivõistlused, aga keegi teas, et see oli siis, kui juba mammutid veel elasid ja ammu plaksutame talle ka. Heiki Viisimaa on jõudnud ka mitmel korral finaali Eesti meistrivõistlustel, aga mitte sellest laste omas, vaid seal, kus kõik päriselt inimesed väljad oskavad, plaksutame talle. Ja siis on veel Pekka ei ole veel midagi võitnud, aga tema praeguse elu ja karjääri suurim võit on see, et ta on esimest korda finaali kohtunik ja plaksutame talle ka. Nii, aga kui juhatus on valmis, siis ma väga palun, et tuleks meie ette võistkonnast hapukurgi hooaeg Miia.
aitäh teile kõne eest ja paneme mõtlemise aega juba. Nii nagu on pätid ja ausad ja inglite teemonid, yin ja yang on väitluses pärast teatust alati eitus ja selle jaoks ma väga palun Bianca samuti 6 minutiks kirju. Teiseks, poliitkonjunktuur on saamise läbikasvu või vale informatsioon.
ja neil on peeter. Mis on selle tulemus? Esiteks, nimetatav erakonna või poliitikud toetavad inimesed kaugenevad poliitikast ja järgmistel valimistel oma kavatsid, sest nad ei näe oma aktiivsusele enam mõtet, sest kui nad teavad, millised teised näilised head ja ausad poliitikud on tegelikult valetajad. Ja kui tähelased eriti tõesti juhul, kui kandidaat mõistetakse süüdi, et tagasikutselt oma positsiooni, siis siin läkski see otseselt mõttes see hääl valijad raiskudes. Siis me ütleme, et mõjukandub üle teistele valijatele. Paljude inimeste jaoks ei ole valimine lihtne, see on keeruline leida sobivat kandidaati ja kõik on niikuinii poliitilise jamaga hakkama saanud. Küll aga, kui siia lisandub kõik tunne, et siin on varjatakse midagi, lihtsalt petetakse ning otsuse langetamine muutub veel keerulisemaks, see lõppkokkuvõttes pigem ei lähe valima. Ühtedes enamus inimesi ei jaksa ja osaleb enam poliitdiskussioonis nii aktiivselt, tähelepanu, mis maailmas toimub, sest info on lühki. Seetõttu nad aga tulevastel valimistel palju rohkem on mõjutatud igasugused populistliku aususe juhtudega teistelt erakondadelt, sest see on see, mis rahvas tunneb, et on puudu poliitikas. Inimesed on nii kaugel poliitilistest teemadest, et teised faktorid on lubadused nii väga enam ei kaela. Mis on see võrdlus? Meil maailmas inimesed võivad kohast olla, aga meil on vähem motivatsioon seda frustratsiooni väljendada läbi valima minemise, sest keegi ei taha, et nende elu, keskkonna ja tuleviku üle korrutada. See tähendab, et meil on rohkem valimisaktiivsust, võimalikult täpsed otsused. Mis on selle kõik on? Sa ei ole esindatud, sest sa ei vali lubaduste põhjal või tühja propaganda pealt või sa ei vali üldse, sest jääb mulje, et terve süsteem oleks laadnud väikki. Kõik on nendel põhjustel. Võid kukkuda. Paneme mõtle midagi. Kui Bianca oled kinga peale tahti, siis jaotus tuleb esindama mees, kellel seda probleemi ei ole, sest tema otsustas, et on täiesti okei tulla võitlusse finaali lähtudega. Palun! Sel hetkel tekib küsimus, et kuidas siis rahvas selle infoga kokku puutub ja kuidas nemad mõistavad seda, et alustati kriminaalmenetlusega sellest peale. Ehk siis korraga see eeldus, mis nad võtavad selle argumendi faasiks, on ebateada. Mida nad edasi räägivad? Räägivad, et selle põhjal, et inimene saab
selle info põhjal saab siis see inimene teha otsuse, et see inimene, et ma ei taha valida, kui ta tundub kahtlane. Aga me näeme tegelikult, et sel juhul see inimene kaotab oma hääle, mida ta oleks tahtnud anda selle erakonna lubadustele. Ta kaotab hääle, et ta oleks tahtnud hääletada selle maksureformi poolt, mida see erakond toetab. Mis on see võrdlus? Ma arvan, et sel hetkel, kui ta valib selle kandidaati, olgu ta siis süüdi või olgu ta süütu, siis lõppude lõpuks, kui ta saab sinna nii-öelda valitsusse, siis ja ta mõistetakse siis päriselt süüdi, et tuleb see info välja, et ta on süüdi või et ei ole süüdi. Ja ütleme, et enamasti, mis juhtub, kui poliitika mõistetakse süüdi seda ajal, kui ta on ametis. A, tekib väga tugev surve erakonna poolt, et ta astuks tagasi. B, sellepärast, et erakond tahab oma enda mainet päästa. B, ta astub lihtsalt ise hädist tagasi, see on väga suur tava. Ja kolmandaks, C, tavaliselt demokraatias õigusriikides, kui on tegemist niisuguse riigivastase kuritega, näiteks korruptsiooni niimoodi, ta peab seadusega tagasi astuma. Mis see tähendab? See tähendab, et asendusliige tuleb samast erakonnast. See tähendab, et see on see, millele on tegelikult kordagi ei vastanud. See tähendab, et see inimene hääletas selle inimese lubaduste poolt, ta hääletas selle maksureformi poolt. Aga nende maailmas, mis juhtub? See inimene parimal juhul läheb ja hääletab nii-öelda mingisuguse teise partei poolt või teise kandidaadi poolt, kes ei seisa tema huvede eest, eks ole. Ta läheb ja hääletab nende poolt ja annab hääle sinna. Mis tähendab, et jällegi inimesed on vähem esindatud ja demokraatia. Aga halvimal juhul, ja see, millele tegelikult ei taha kordagi vastata, on see, et see inimene ei lähegi valima. Ta muutub poliitiliselt apaatseks. Miks? Me seletame teile ja nad ise ka nõustuvad, et valimiste ajal inimestel ongi raske otsustada. Neil ongi võib-olla see mingisugune üks kandidaat või partei, keda nad toetavad, nad scrollivad neid riisid, nad näevad uudist, et see inimene on kriminaal ja sel hetkel nad ongi, okei, ma ei tea siis, keda ma valin, ei lähe valima. Miks see on kohutav? Sel hetkel nende maailmas see nii-öelda demokraatia, sel maailmas see inimene lihtsalt pole esindatud. Aga nad räägivad, et infode tagasi, nad räägivad, et sa näed ka erakonna ja näed ka teiste inimeste vastusi, kes sellele reageerivad. Ma arvan, et seda, kuidas sa vastad näiteks poliitoponendile, kui tuuakse üles mingisugune muu skandaal, või tuuakse üles, ja sa näed, kuidas sa vastavad ka muudele nii-öelda poliitilistele rünnakutele, mis nende vastu tehakse, sa näed täpselt samamoodi neid väärtusi. Sa näed just täpselt niimoodi, ma arvan, et see kasu, millest nad räägivad, ei ole eksklusiivne. Mida meie teile info kohta räägime? Räägime teile, et meedia ja poliitikute fookus läheb paigast ära. Nad ütlevad, et kunagi hakkab ainult muda tohtima, sest et on vaja seda enda kampaania. Aga see ongi see probleem, millest me räägime. Inimesed proovivad siis teha enda kampaania ja mis on reaktsioon sellele, on ad homine. Sulle öeldakse, et ei, me ei kuula sinu maksureformi, me ei kuula sinu lubadusi sellepärast, et sa oled kriminaal. Nad tegelikult sellele lihtsalt ütlevad väitele vastu, et kunagi hakata seda tegema, aga nad otseselt ju ei põhjenda seda. Et jah, võib-olla üks pool saab siis enda kampaania teha, aga teisele ju hakatakse muda loobima. Ja seetõttu see pool ühiskonnast, kes seda toetas, jääbki väiksema esindusega või üldse ilma esinduseta. Siis nad ütlevad selle argumendi peale, et okei, et võib-olla teil ongi õigus, võib-olla ongi halvem info, aga las ta teeb selle otsuse, sest see on tema printsipiaalne õigus. Aga halloo, nad alustasid oma enda kõne ju sellega, et ei ole mingit õiget või valet valikut. Ma arvan, et loeb ainult see info, mis inimestele jõuab. Ja ma arvan, et see ongi oluline. Inimesed saavad selle info moonutatud kujul, null ümber, et see info moonutatud kujul, mis tuleb neile meeldest. Ja B, nad tõlgendavad seda valesti. Inimesed on emotsionaalsed, nad ignoreerivad seda osa, isegi kui see mingisugune meediaväljaanne paneb sinna selle osa, et tegemist on kahtlustusega, siis nad ignoreerivad seda, nad ei tahagi kuulata, nad tahavad küll arvata, et nad on kriminaal. Ja sel hetkel inimesed ei hääleta enam oma maksureformide põhjal või oma lubaduste peale, vaid nad lihtsalt hääletavad selle pärast, et nad on kriminaal. Ja siis vaatamistamist peale valimisi tuleb ta on süüdi, eks ole, mis juhul tuleb siis asenduskandidaat B, ta ei ole süüdi, mis tähendab, et ta tegelikult ei saanud
olgu nende bändidega, kuidas on, aga mina küll ei tahaks, et Loona mulle nende saabastega vastukõne astub. Kui mitte, siis ainult verbaalselt. Palun Loona sul aega täpselt 6 minutit.
suurem osa inimesi pettuvat süsteemis ei lähe valima. Miks on väärtused tähtsad ja siis kolmas flash, see, millest Jaanus ei taha rääkida. Nad lihtsalt näidavad seda, et need kriminaalmenetlused on olulised. Ma lihtsalt ei arva, et see on tõsi, sellepärast, et oluline factor ja seda kõik nagu reality check, mis seda kasvab ise, see ebaratsionaalne. Ja mida päriselt need väärtused sulle teevad? Esiteks, teevad tegelikult väärtusi ja vice versa. Mis väärtused on sulle suvalt, näiteks koalitsioonilepinguid sõlmides? Võib-olla jaotus tõesti ei võti väärtused nii palju, et seda lihtsalt võtta kõik. Teiseks, see on tegelikult näitab, kuidas poliitikud käituvad ettearvatud olukordades, näiteks kriisi ajal, näiteks koroona ajal, näiteks sõja ajal, sellepärast, et sa tahad teada, kui hästi ta tuleb toime selle olukorraga, sellepärast, et need on asjad, mida sa ei saa ette aimata, et 4 aastat päris lihtne ei ole. See kõik on tähtis, sellepärast, et sa panustad sellesse osa hea otsused langetama. Sa tahad, et demokraatia teeniksid selles, et praegu sul on nii väärtused kui ka lubadused kõigi nende Aitäh Johannale, kes tuli oma 19. lehte üles seadma juba minut enne ja aitäh talle, et ta on otsustanud Eesti majandust nii palju toetada, et kõik kuulsed panevad nende lehtede jaoks, aga palun sul on 6 minutit aega, et neid veenda. Väärtused
on aega 6 minutit. Palun, Anni. Esimene kriis
kõnet, 2 kõnet on veel. Tuleb järgmine draama. Nüüd on loodud võimalus 3 minuti vältel rääkida veel midagi, mis ei ole konstruktiivne. Palun. Individuaalselt
ja kõige viimasem kõne tuleb siit Kaspari poolelt. Palun, sul on 3 minutit segamatult võimalik rääkida. Mis on siis lõpuks selle väitluse neksus? Ma arvan, et see on vaatame aega peale valimisi. Alustame sellest, mis saab, kui ta uutib meie nii-öelda hallima valitsus. Ma arvan, et sel juhul meie valitsusele võetakse pukid maha, sellega nõustub õigus. Aga see pole parim lahendus, sest järgmine kandidaat ei esinda ju rahvas nii hästi, kui see esimene oleks esindab. Aga okei, ta oli kinnitada, las ta läheb siis niisugusele rahvas ei oleks. Pange tähele, et see tulemus on eituse parim stsenaarium. See on see, mida nad kaitsevad kogu aeg. Inimene läheb ja valib siis selle teise kõige parema variandi, kui nad arvavad, et võib-olla kriminaal. Aga mis saab siis, kui ta ei ole kriminaal, mis statistiliselt on selles pooled tuleb? Kuna meie maailmas inimesed on lõpuks paremini esindatud. Parlament vastab rohkem rahva tahtele. Eitusmaailmas inimesed ei ole esindatud, kuna nad ei valinud oma esimest eelistust või ei ole nii hästi esindatud, kuna nad arvasid, et ta on kriminaal. Sellele vastuseks ütleb eitus, et midagi kahtlast on ikkagi tekkinud, aga nad ju ei tõesta seda kordagi. Ma arvan, et meil on süütuse presumptsioon, et kohus lõpuks leidis, et neid tõendeid ei olnud piisavalt, et ta ei ole süüdi, siis ta ei ole ju süüdi. Ja teiseks, ma arvan, et nad kunagi ei vasta sellele, et see võis tõesti olla vale süüdistus. Johanna isegi räägib, et poliitvastastel on konkreetne põhjus, miks neid vale süüdistusi teha. Vastates Anni näitele, siis võib-olla ta tahtiski öelda meelega rääkida, et ta tegi selle immigratsiooni vastase kuriteo, sellepärast, et tema immigratsiooni toetajad ei valistada, eks ole, lihtne näide. Aga mis see kõik tähendab? Ma arvan, et kõige halvem asi, mis juhtub meie maailmas, on see, mida nemad kogu aeg kaitsevad. See on nende parim maailm, nende sõnum. Aga mis siis on meie arvust nende realistlikum maailm? Ma arvan, et nad kaitsevad juba eos vähem demokraatlikum maailma, aga neil oli ka teine ründevektor. Ma arvan, et eituses alati ei valita seda teist parimat kandidaati. Miks? Sest me tõestame teile seda. Hetkel, millal sul A on väga vähe aega valimistel, sul on väga vähe aega otsustada, kes üldse on su teine eelistus. Ja B, infomenetluse kohta on tohutult segane. Ja C, diskussioon poliitikas käibki peamiselt selle nii-öelda uurimise ümber, mitte nii-öelda nende lubaduste üle, siis sul ei ole see lihtsalt ei teagi, keda valida. See muutubki poliitiliselt apaatseks, sul tuleb juba insta-reitsidesse süüdistus ette, sa lihtsalt ei teagi, keda nad valida. Ja ma arvan, et sel hetkel sa jäädki lihtsalt koju. Ja ma arvan, et sel hetkel, kui sa jääd koju ja sa ei lähe valima, see on, siis on demokraatia sussid püsti. Ma arvan, et nende põhjustel on mida. Aitäh! Kõigile kuuele noore inimesele, kes elus tuleb ühe korra valida ja sellest tulenevalt suutsid teile anda ühe väga hea väitluse. Meil on otsustama teie surgeid. Ole hea, ära sina üldse kuskile liigutada, hakkame otsustama kohe praegu. Enne seda ole hea, et kõik, kes tunnevad, et tal on natukenegi jõudu, tõuse püsti, tule tõsta ära siit paar tooli ja paar lauda. Tule kohe, näed, Morten juba liigub siia poole, Otto, ma näen tõusis püsti. Väga hea.